Meil on nüüd see etapp, kus me piilume, mida erinevates töötubades tehti, mis tähelepanekud olid ja kutsume siia kohe-kohe lavalaudadele töötubade eestvedajad, et kiigata korraks sinna sisse. Olge head, leidke endale kenasti koht ära. Kuidas teile kook maitses? Näidake pöidlaga. See on nagu hästi, see on nii, see on nii. Okei, pöidlad on üleval, väga kihvt kook oli. Eriti kui avastasid, et peedi oma oli. Aga siis leget läks veel kihvtimaks, sest teadsid, et see kindlasti on väga hea ja keha tänab pärast. Nägi välja nii šokolaadikoogi moodi. Nii, kenasti olemas. Nüüd vaatame, mis töötubades kõneldi, mis teemad seal olid ja ma palun töötoa number 1 eestvedaja siia, mille teemaks oli, kuidas muuta lasteaia ja koolikoka eriala atraktiivseks. Ja palve on siis selline, võib tulla siia kõnepuldi juurde, selline väga ametlik ÜRO ettekanne on, et hästi lühidalt, ärge kirjeldage väga detailselt, mida seal tehti, pigem mis olid teie jaoks need tähelepanekud, mis sealt tulid. Palun. Nii, teema on teie ees. Teema on teie ees. Ja meil oli 3 töörühma ja me vaatasime 3 vaatest ja 3 vaadet ühtisid, mis näitab, et asi on tõsine. Ja kui me siit hakkame lugema, siis me panime sellise asja nagu tunnustamine kokkade puhul esikohale, sest see ei maksa raha. Nii. Ja me ei pannud, et rohkem palka, aga me leidsime, et hästi oluline on lõpuks kokkadele välja töötada palgasüsteem. Ja palgasüsteemis me pidasime oluliseks seda, et esiteks oleks arvestatud kutsetunnistust vastavalt, oleks arvestatud töökogemust, koka töö võtab aastatega, need peaks piima saama ja ma ei tea, mida kõike veel saama, selleks, et tervist hoida. Ja väga oluliseks pidasime ka loogiliselt, et võiks siis olla ka muidugi täiendkoolitusi ja selliseid asju ka juurde pakutud. Nii, 3. on koostöö. Koostöö, kui me siia nüüd natukene juba lugesime, siis koostöö tegelikult üle-eestiline. Et kuulates täna siin hommikupoolseid ettekandeid, kus meil olid suured Eesti pildid, siis tegelikult kõik need ikkagi päris alla ei jõua. Ja kui jõuavad, siis võib-olla mitu aastat vahest hiljem. Et koostöö on see, mis meid edasi viib. Me oleme pisik Eesti rahvas ja me saame suurepäraselt aru, et me ei pea nii palju vaeva nägema kui suures Ameerikas seda koostööd teha. Ja meil oligi seal kohapeal siis olemas erinevad sihtgruppide esindajad, nii kutsekoolist omavalitsusest kui ka päris töötava kokana inimene, ja tuligi tegelikult välja see, et see koostöö protsessid puuduvad. Et kes siis seda tegema peab, et keegi ei taha seda vastutust ka võtta, et kas ma nüüd alustan seda koostööd, et see võiks olla selline ühine välja töötamine. Üks hästi lihtne näide, et üks toitlustus või kokk ütles niimoodi, et meil ehitati uus köök, panti 200-liitrine katel, aga tegelikult piisab mul 60-liitrisest. Seda oleks saanud ennetada. Ja siin on tõesti see, et ka kutsekoolid on tegelikult väga head koostööpartnerid. Eksperte on palju. Ja siis koolitused, kõik me vajame eluga kaasa minemist, aga me leidsime, et meil peaks olema rohkem sihtrühmapõhiseid koolitusi. Et ongi lasteaiakokkadele, mis neile on vaja, koolikokkadele, hooldekodukokkadele, sest erispetsiifikat on palju. Et need olid nüüd, mis meil kõik ühiselt, aga küll meil oli palju mõtteid. Ja meil oli nii palju arutelusid ja nii tore tiim, et me plaksutasime pärast lõpus ka ise endale. Jah. Nii et kokkadele uhke motivatsioonipakett. Töötoas number 2 oli meil teemaks, kuidas tankimisvahetund muuta heaolutunniks ja hästi lühidalt jagan 2 lugu, mida meil jagati, oli Puhjakooli heaolutund. See on 1-tunnine söögivahetund, kus võiks taotluslikult öelda, et see jaotub söömiseks, liikumiseks ja suhtluseks. Ja selle 1-tunnise söögivahetunni sees mõned lapsed käivad huviringides, mõned teevad neid asju, mis neile korda lähevad ja
et ta on selline terviklik kontseptsioon. Ja teine lugu oli Melliste kooli kokandusraamat, kus oli tähtis see, et kõik õpilased olid kaasatud ühte protsessi, kus mõeldi välja, loodi, valiti parimad retseptid, millest valmis retseptiraamat ja kus toimus suur lõimimine, ehk siis ainetundide näiteks arvutati välja, et kui sa sööd selle juustuburgeri ära, mitu kalorit see on, mitu Melliste kooli metsaringi sa peaksid jooksma, et see neutraliseerida. Ehk see lugu jagas seda, kuidas kõik oli kaasatud erinevate ainete teemad, viidi omavahel kokku ja ma usun, ta niimoodi mõjus neile palju hingelähedasemalt, kui oleks see, et me võtame mingi üks asutus loob kokandusraamatu ja saadab kõikidesse koolidesse, mis kuskil nurgas niimoodi on, aga et inimesed ise olid osa sellest protsessist. Ja pärast seda said siis inimesed nuputada, mis neile korda läheb, mis muudatust nad tahaks teha. Üks grupp oli selline lapsevanematele suunatud grupp ja seal on mõned sellised, mida valimislubadusse pärast valimisi julgeb panna. Ehk siis lapsevanemaid saab ämmaemanda juures veel käe otsas hoida, seal on veel viimane võimalus neid suunata niimoodi hästi käituma. Ja selline radikaalne mõte käidi ka välja, et toitumiskoolitus on seotud sünnitus- või lapsetoetusega, et tahad toetust saada, selge, pead selle läbima. No nagu juhiload põhimõtteliselt, tahad autoga sõita, juhiload peavad olema. Ja üks tähelepanek, mis sealt veel nopiti on, et kui toiduharidus on kooli kultuuri osa, et tavaliselt koolil on, et me hoolime, me õpime ja sellised märksõnad, aga enamasti põhiväärtustest toidust ei räägita, siis Puhjakoolis näiteks see on oluline osa nende kogu paketist ja kui see on seal, siis me ilmselt teeme ka samme selle suunas. Mobiilsed söömiskohad suurtesse koolidesse, et oli palju asju, mis tunti, et nii armas väikses koolis saab teha, aga suures koolis seda ei saa. Aga üks mõte, mis sealt vist tuli, et Puhjakooli heaolutunnis on ruum, ei ole ainult söökla, seda ruumi ümmarguste laudadega, kusjuures kasutatakse pärast rühmatööde, muude asjade jaoks, et see on nagu multifunktsionaalne ruum. Ja kui sa nüüd suures kooliruumis võib-olla ei saa laiendada enam, söökla on piirang, siis võib-olla on võimalik mingil moel mobiilseid söögikohti või multifunktsionaalset ruumi luua, selline tähelepanek. Ja üks mõte käidi välja, et ega võiks ju käia vaadata teiste õnnetunde, heaolutund siis bränditi ümber õnnetunniks, et autoriõiguste rikkumisi ei oleks, tehti oma variatsioon sellest, aga mõte tõepoolest oli, et võiks käia ja vaadata, kuidas erinevad koolid seda lahendanud on ja sealt ideid noppida. Ning ka üks mõte hõigati selgemalt välja, et kui koolid omavahel rohkem omavalitsuse üleselt jagaks, mis toidualaseid algatusi nad teevad, et kus parasjagu mingid võimalused on, et ei juhtuks seda, et paari aasta pärast kuuled, teil tehti sellist asja, miks mina midagi sellest ei teadnud. Need olid mõned märgusõnad, mis jäid kõlama, kui meil oli teemaks tankimisvahetunnist heaolutunniks. 3. töötuba käsitles laste ja noorte toitumisharjumuste muutmist. Palume siia töötoa juhi kõnelema. Ole hea, jaga meiega. Seda isegi ei olegi niimoodi tarvis. Ja kas sul on mikrofon on veel küljes? Koosab teada? Sees. Nii, 2 mikrofoni iga meetris on 1. Meie töötoas jagasime 40 inimest 4 erinevasse gruppi. Nendeks olid lapsevanemad, kool, kohalik omavalitsus ja õpilane ja siis me igal ühel lasime ise mõelda kõigepealt välja probleemi, niimoodi, et nad ei teadnud, et nad seda lahendama peavad hakkama. Ja siis oli neil võimalus täpselt seda sama probleemi lahendada. Ja need küsimused või probleemid, mis rohkem välja tulid, sealt on nii pisike, ma ei näe sealt lugeda. Ma loen siis siit. Oli see, et kool tõi väga rasvaselt välja seda, et hanketingimused peaksid olema paindlikumad, et saaks rohkem kohalikud tootjad toorainet tuua. Kui on mõne inimese idee, mis siia lehele ei jõudnud, siis ei tähenda seda, et idee kehvem oli, lihtsalt neid on nii palju, et me pidime kuidagi need siia ära mahutama. Väga oluline on parandada vanemate hoiakuid ja teadlikkust ja seal tuleb ka see teine järgmine punkt, et vastutus kõikide omapoolte vahelt. Et tihtipeale loodetakse, et kool teeb seda, kool peab tegema mingid kindlad asju, et tegelikult ei pea see kool alati kõiki asju tegema, vaid on oma roll õpilastel, ongi oma roll kohaliku omavalitsusel, on kindlasti oma roll ka lapsevanematel ja siis see vastutus peaks olema jagatud kõikide osapoolte vahel ära. Kohalike omavalitsuste suureks mureks oli kokkade järelkasv, et koolikoka ametit ei peeta siis võib-olla kõige nagu sädelemaks ametiks mingil põhjusel ja olekski vaja see muuta ära nõnda, et tuleks rohkem noori, andekaid, leidlikke kokkasid peale. Ja meil on siin koolis väga hea näide, et on olemas väga suurepärased kokkasid ja see kokatöö on tegelikult väga põnev.
ja tähtis on kogu kooli toidukultuuri parandada ja vot, täpselt. Ja lapsevanema puhul väga hea asi toodi välja, et kui tihtipeale me sööme seda, mis me saame, Gloria tõi enda töös samamoodi välja selle, et võtame kõige lihtsama variandi. Mida me saame kõige lihtsamini, aga need lihtsad valikud tihtipeale ei ole tervislikud valikud. Et oleks selline pererutiin, kus siis lapsed vähemalt kord päevas saaksid koos lapsevanematega koos süüa, parandada nii-öelda võib-olla peresiseseid suhteid, üleüldse toidukultuuri, võtta see aeg, see rahu ja siis süüa niimoodi tempota tähendab just vastupidi. Teine suur probleem, mida olen ka oma silmaga näinud, on see, et see lapsevanematelt tulev emotsioon, et Juku, sa seda ei söö, täna on hernesupp, sa seda kindlasti söö. Või kodus, ma ei hakanud seda üldse ostma, sa seda niikuinii söö. Et seda emotsiooni, seda negatiivset emotsiooni tohiks kaasa anda lastele, sellepärast et nii maitsemeel on paindlik, lapsed ise on paindlikud, see võib ajas muutuda, ei tohiks survestada siis noori enda mingite ideaalide järgi. Väga hea point oli, mis minule meeldis, oli see, et kui elu kallineb ja toit on kallim, siis tegelikult on võimalik toitu ka taaskäidelda. Seda siis teha koduses keskkonnas ja miks mitte seda õpetada ka lastele edasi. Ja õpilase poolt, õpilastel on huvi kokandusringide vastu, neil on huvi üleüldse toitlustuse vastu, seal tuleb lihtsalt koolikeskkonnas leida see õige viis, et õpilasi me nii-öelda päris kööki toitu tegema panna ei saa, aga tegelikult on olemas erinevad põnevad lahendusi. Ja mis on toonud minu enda kogemuse põhjal, ütleme siis Tartumaal väga häid tulemusi, on see, kui õpetajad söövad koos õpilastega koolis või lasteaias koos. Kuna õpilane on lapsele siiski eeskuju ja kui eeskuju on positiivne, on ka siis see tulev käitumine sealt eeskujulik ja positiivne. Just, suured tähtele. Töötuba number 4, hoia, motiveeri ja innusta oma meeskonda. Palun. Jaa, tere. Et meie ka siis keskendusime sellele hoidmisele, inspireerimisele ja motiveerimisele, et meie töötoas oli siis 24 liiget, olime 4 meeskonnas, alguses arutasime siis, mis on nende motiveerimise, innustamise ja hoidmise nagu kitsaskohad või takistused ja siis otsisime sealt lahendusi, et mida siis erinevatel tasanditel saame ära teha. Et mis on nagu kohaliku omavalitsuse tasand, kus me saame neid inspireerimist ja motiveerimist lahendada, mis on koolijuhtkonna tasand, mis on köögimeeskonna tasand ja mis on lapsevanema tasand, et võib-olla meil oli väga palju selliseid sisukaid arutelusi ja palju häid mõtteid, et oli ka erinevatel tasanditel, kohaliku omavalitsuse tasandil, koolikokkasid, toitlustusjuhte, VOKO esindajaid, et panime siis siin mõtted kirja, et kohalikul tasandil siis tuleks ikkagi vaadata nende kooli- ja lasteaiakokkade töötasud üle, et need oleks sellised motiveerivad, et oleks hästi varustatud töökeskkonnad, et kõik protsessid sujuks sujuvalt, et kui sa tahad ikka teha püreesuppi, et oleks sul vahendid olemas, millega seda püreesuppi teha, et ei jääks selle taha. Ja koostöövõrgustik siis, et needsamad koolide, lasteaedade inimesed saaksid omavahel kokku ja räägiksid ja suhtleksid, et mis on nende rõõmud, mis on nende mured, et ka seda toodi päris palju välja. Koolijuhtkonna tasandil tuli meil välja see, et see meie tunne võiks olla, et täpselt see kooli köögimeeskond tunneks, et nad oleks selle ametiasutuse osa, et nad ei oleks nagu eraldiseisev üksus, et isegi kui nad on teenusepakkujad, on nad ikkagi selle kooli süda, kus valmistatakse seda tankimisvahetundi, et nad oleks sinna nagu kaasatud ja nad tunneks ennast sellena. Et neid märgatakse, neid tunnustatakse. Kindlasti väga palju kooli juhtkond ja kool saab ära teha selle Koka-ameti mainekujunduses, et see sama näide Tõrvandi koolist, koolirestoran, et mõtleme siis välja neid toredaid nimetusi ja et mis nagu kõnetaks ja kutsuks neid inimesi siia. Siis eeskuju, täpselt see sama, mis siin ka Allan välja tõi, et kui koolijuhtkond ja õpetajad ikkagi osalevad ja söövad selle söögivahetunni aeg ja näitavad seda eeskuju, siis kindlasti see ka muutub laste jaoks atraktiivsemaks.
ja efektiivne kommunikatsioon. Köögimeeskonna osas oli siis see, et kõik tunneks ennast võrdselt kohelduna, et nad tunnevad ennast täisväärtuslikuna meeskonna liikmena, isegi siis, kui ta on seal abitööline või pesumasina liini operaator, et ta ikkagi tunneb, et tema mõtete ja ideedega arvestatakse. Täpselt samamoodi, et kui kolleeg märkab, et keegi teeb midagi hästi, et siis ta ka ütleb seda, et sul tuleb see väga hästi välja, et nad on märgatud ja tunnustatud, neil on motiveeriv juht seal ees ja toodi ka välja see arenguvõimalused, et võib-olla kui me igapäevaselt seal koolis ja lasteaias valmistame neid etteantud toite, siis võib-olla võiks olla ka see üks arenguvõimaluse inspireeriv väljund sellest, et me pakume näiteks oma kohalikul tasandil ka mingit cateringi teenust, et kus me saame olla loovad ja natukene võib-olla kastist välja mõelda. Ja lapsevanemate osas on siis ka see, et see tagasisidestamine, et ka see positiivne, et me tihti mõistame hukka, aga võiks ka mõista, et kui su laps ikkagi tuleb ka koju ja ütleb, et täna oli nii maitsev supp, et emad, sa võiksid sama teha, siis me ka siis leiame üles selle kooli telefoninumbri või meiliaadressi ja kirjutamegi, et ma tänan, minu laps andis täna positiivse tagasiside ja kui see juht siis hommikul teeb selle postkasti lahti ja selle kirja sealt leiab ja annab selle kiituse edasi ka oma meeskonnale, siis see meeskond saab ju tiivad ja need supid ja praed muutuvad oluliselt paremaks kogu aeg. Et lastevanemate toiduhariduse osa võiks siis ka tõsta ja koolitada, neid kaasata, täpselt need avatud koolitoidupäevad, et neid võiks ikkagi kutsuda nendel osalema, et jälle seda kriitikat kaugelt teha, nagu ka hommikul siin toodi välja, on nagu väga lihtne, aga kui sa polegi seda toitu maitsnud, kuidas sa siis kritiseerid, et tule siis ja maitse. Õpilasesindusi kaasata ja siis lapsed kööki, et see on siis sama see huvihariduse teema, et leida need võimalused, et kuidas me neid lapsi saame ka seal köögis kaasata. Nii et aitäh, jõudu ja jaksu kõigile! Aitäh! Ning number 5, klipp. Nii, sattusin hoogu. Mida muuta, et õpilased ei peaks enam puhvetisse minema? Vaatame, kas leiti salalahendus sellele. Palun! Tere kõigile, kellele pole tere öelnud. Meie töögrupp oli väike aga tark, meid oli täpselt 13. Olime seal seina taga ja mõtlesime selle üle, et kas puhvetit üldse peab olema. Konsensuseni ei jõudnud, aga pigem valdav enamus ikkagi peab puhvetit oluliseks. Teine küsimus, milline see puhvet peab olema? Kindlasti see peab olema toetav, mitte niimoodi, et koolisööklal on mõned lüngad täitmata ja siis tuleb puhvet ja täidab need lüngad ära, et seda me kindlasti tahame vältida. Samuti valdkonna inimesed kindlasti teavad, et on olemas juhend. Mina arstiteadusüliõpilasena ei teadnud, et selline juhend eksisteerib Eesti Vabariigis. Et siis, kes pole veel seda lugenud, nüüd on viimane aeg, järgmine aasta, kallid koolipidajad, hakkate te selle juhendi järgi seadust täitma. Väiksed muudatused tulevad, aga see juhend saab kindlasti teie töö osaks. Lahendused. Meil on 2 väga suurt valdkonda, kus me saame neid lahendusi leida, on keskkonna muutmine, on siis see atmosfäär, kas puhvetis on ilusam mööbel kui sööklas, mis tavaliselt kipub nii olema, või siis, et keskkonna mõttes, ma ei tea, seal mängib ka mingi ilus muusika ja sa tunned ennast nagu kohvikus, mitte sööklas, väga olulised aspektid. Ja eeskujud, kui õpetaja käib puhvetis siis ostmas endale kohvi ja tegelikult see kohvimasin võiks olla õpetajate toas, mitte puhvetis, sest et selle juhendi järgi üldse puhvetis ei tohi kohvi ja musta teed ja jäätist ja kiirnuudleid müüa. Ja viimaseks siis tulemus. Me tahaksime tegelikult, et õpilased ei peaks minema puhvetisse, aga kui nad seda soovivad, siis on neil selleks võimalus. Aitäh! Aitäh! Jah, tuleb teha heaolutund nii ahvatlevaks, et ei soovi keegi puhvetisse minna. See on päris hea latt, kuhu püüelda. Kuigi puhvet enamasti ongi seal samas ruumis vist, et kui sa teed söögiruumi kenaks, siis tõstab puhveti väärtus ka või kuidas ta mõjub. Meil on täna jäänud veel lõpusprindis üks ettekanne veel. Ja see kutsub meid mõtlema sellist nagu suuremat pilti, mis toit laiemalt on, mis selle mõju on, kus see tuleb ja kuidas see tervikuna mõikab.
Meie finaalesitluse pealkirjaks on toit, see on palju enamat kui kõhutäide. Ja lavalaudadele astub nüüd, kui meil on olnud siin, ütleme just toidutaustaga, võtame majandustaustaga inimese ja võtame just sellise eetika poole vaatenurga sinna juurde, on siis EBS-i ärieetikakeskuse juhataja, kaasprofessor Mari Kooskora. Palun! Nii, tere kõigile. Ja ma siin natukene kuulasin ka neid samu töötubasid ja samuti neid kokkuvõtteid. Ja üks asi on see, et miks mind üldse on siia kutsutud, on arvatavasti sellepärast, et kus täpselt 6 aega tagasi oli Seinäjokil, see on siis Soomes, Food Days. Ja olin seal ühe ettekandega, ka kutsutud ettekandega, rääkima natukene sellisest filosoofilisest taustast üldse, mis on seotud toiduga ja kõik see, mis sinna juurde käib. Ja peale seda ettekannet tuli minu juurde Kaidi, kes on siis Tartu omavalitsuste esindaja ja ütles, et on tulemas üks konverents ja võt see ettekanne on puudu. Ja lolli peaga andsin lubaduse ja siin ma nüüd olen. Ja see, mida ma nägin siin juba, ma ütlen, et tundub, et vähemalt Tõrvandi kool ja vähemalt see konverents on igal juhul sammu astunud edasi võrreldes Seinäjoki Food Days korraldusega. Sellepärast, et kuigi Seinäjoki Food Days, mis oli 3. korda ja mis on selline suur ja uhke ettevõtmine, rahvusvaheline, teemaks oli sustainability, nagu jätkusuutlikkus, kestlikkus ja sööki serveeriti meile ühekordsetest nõudest. Ja ma mõtlesin, et oi, et Eestis nagu enam konverentside puhul ei tulegi üldse selle peale, et kasutada ühekordseid nõusid, samuti ei tule enam selliste asjade peale minu meelest ka laste sünnipäevadel. Et võt, see on üks asi, mida ma tahan kohe tunnustada, seda konverentsi siin ja seda, et kuidas seda korraldatud on. Ja nüüd siis mul on ette valmistatud ka slaidid, aga kuna aeg on, tegelikult peaks olema juba konverents läbi, siis siiski vast jagan teiega mõningaid mõtteid, mis just selle tausta kohta. Ja siit te näete, et tegelikult te oma nendes samades töötubades te liikusite juba täpselt samal teel ja ega siin midagi uut ei ole. Aga võib-olla lihtsalt iga slaidi juurde olen ma otsinud välja ka mõned ütlused, mida targad inimesed on öelnud toidu ja selle juurde käiva kohta, et võib-olla annab natukene veel inspiratsiooni juurde. Ja nüüd, kuidas see on ka pealkirjastatud ja tegelikult mis on see sisu? Sisu on see, et iga suutäis, mille me siis kuskil, kus iganes võtame, iga suutäis räägib loo. Ja räägib loo selle kohta, et mis see toit on, mida me sööme, kust see pärit on, kuidas me teda väärtustame ja mida ta meile tähendab. Ja needsamad mõtted tegelikult olen ma nüüd pannud ka sellessama ettekandesse. Ma vaatan, mul on ingliskeelne. Kas ma tõesti märkmed, ja see on eelmisest korrast. Et kõigepealt minu enda lugu, nii nagu siin sai juba ka öeldud, mul on majandustaust ja tegelikult
lisaks sellele, et ma 25 aastat olen juba akadeemiasse ennast ära unustanud, olin ma enne täitsa normaalne inimene ja töötasin siis turunduse ja siis avalike suhete vallas. Aga võt oli midagi ja see miski oli ärieetika, mis mind siis akadeemiasse tõi ja siiamaani on seal hoidnud ja mitte ainult Eestis, vaid tegelikult ka rahvusvaheliselt, nii et lausa 12 erinevas riigis. No, haridust ka on kaks magistrikraadi ja 1 doktori, see sai siis Soomes ja ka mille üle ma tõeliselt õnnelik ja uhke olen, on see, et olen siis juhendanud tänaseks üle 350 lõputöö, et mingi inspiratsioon on neile inimestele minust siis saanud ja lisaks päris aktiivne vabatahtlik tegevus ja seda siis ka rahvusvaheliselt. Aga need mõtted, mis on siis seotud toiduga ja toit on tegelikult ju kõik, absoluutselt kõik. Toitu, me võime läheneda toidule kui kultuurile. See sisaldab endas loovust, see sisaldab endast kunsti. Meile ju kõigile meeldib, kui toidulaud on ju ka kaunis. See ju tekitab meis hoopis teise tunde. Toit on seotud väga otseselt inimarenguga, ajalooga. Ja isegi see, et kuidas siis nendest küttidest, korilastest said põllupidajad, olid ju ka seotud täpselt sellega, et leiti moodus, kuidas saada teistmoodi toitu. Ja siis edasi jõuti, ütleme, sellisele industriaalühiskonda, jällegi läbi toidu. Kõik need suured valikud, mis on maailmas tehtud, inimarengus tehtud, nad on ju otseselt seotud ka toiduga. Siis toit, traditsioon. Ja siin nendes samades töötubades ma kuulsin ka, et teeme traditsioonid, mis on seotud nüüd toiduga. Et näiteks perekonnas, et on mingi kindel aeg, kui me tuleme kokku, loome sellise traditsiooni. Enda kohta ma võin öelda, et tegelikult ma ise oma peres lõin sellise traditsiooni ja see on tõesti suurepärane, nii et ongi koht olemas, kus tulevad kõik pereliikmed kokku, istume suure laua taga, ei ole mobiiltelefone, ei ole mingeid nutiseadmeid juures ja me oleme üksteise jaoks olemas. Ja selliste traditsioonide loomine saab toimuda nii koolis, saab toimuda nii töökohtadel, aga kõiki meid ühendab alati ju toit. Siis ühiskond, erinevad ühiskonnad, see, kuidas me näeme erinevaid ühiskondi, ka see on seotud toiduga. Me ju teeme vahet läbi köögi, ütleme, erinev Jaapani ühiskond, aga me tunneme seda Jaapani toidu järgi. Prantsusmaa, prantsuse köök, et nii edasi ja elu. Kogu me elu on seotud toiduga. Kõik, mida me teeme, on seotud. Ja läbi toidu me saame tegelikult anda edasi ka oma armastust. Armastust teiste inimeste vastu, armastust elu vastu, armastust iseenda vastu. See, et mida me endale toiduga lubame, sellega me ju näitame, kuivõrd me iseennast armastame. Siis toit on see, mis toob meid kokku. Ja kui me räägime köögist, siis köök on selline vahva koht, kus toimuvad kõige tähtsamad asjad, kõige olulisemad sündmused inimeste juures. Nii et see on koht, kus saavad kokku sõbrad, kus saavad kokku pereliikmed ja söögile me saame läheneda kui naudingule. Söögile ja oli juttu premeerimisest, et peaksime vähendama premeerimist toidu kaudu. See on õige, aga iseennast me ju premeerime tegelikult ka toiduga. Et kui me millegi heaga hakkama saame. Toit ergutab maitsemeeli, pakub silmaelu ja tegelikult aitab ka tundma õppida
õppida teisi inimesi, teisi rahvaid, teisi kultuure. Nii et toit on üks väga-väga oluline meil igal pool. Nii, enam mind ei lastagi. See. Ja toidu puhul saab välja tuua ka selle, et läbi toidu me saame näidata, kuivõrd inimesed ja kuivõrd inimlikud me oleme. Et me saame näidata oma heldust, me saame jagada toitu. Me saame olla väga, teadlikud ja nupukad, kui on kehvemad ajad. Ja mäletate seda, kui me Eesti vabaks võitlesime, mida me lubasime teha? Me lubasime süüa kartulikohuri. Oli nii, eks? Aga sel ajal mitte keegi ei rääkinud sellest, et kes sööb kartulid. Aga jah, et me andsime nagu sellise lubaduse ja me olime selleks valmis. Toit ei ole alati kõik see positiivne. Ja toidule võib läheneda ka kui relvale. Ja näiteks sõjad, igasugused konfliktid. Et on isegi öeldud, et tihtipeale otsustab ära toit see, kes jääb sõjas ellu ja kes kaotab. Nii et ja toiduga me saame tappa, toidu nimel me saame tappa. Et jah, inimeste olemus tuleb välja. Aga nüüd, tuues rohkem teema sisse ka koolitoidu, siis tegelikult võib öelda seda, et ka jätkusuutlikkus, üldine kestlikkus, see hakkabki pihta juba koolitoidust, lasteaiatoidust. Ja mis on hästi oluline kõige selle juures ja samuti tuli välja teie enda nendest töötubadest, oluline on teadlikkus ja oluline on teadlike valikute tegemine. Ja mida rohkem need valikud on läbi mõeldud, mida rohkem me oleme pannud sinna oma, energiat ja aega ja tegelikult ka koostööd üksteisega, seda õigemad need valikud saavadki olema. Ja tihtipeale on see, et need valikud, nad võivad esmapilgul tunduda keerulisemad. Jah, seda küll. Aga kas nad ka kallimad on? Võt selles mina kahtlen. Sellepärast, et eetilised valikud ei pruugi olla kallimad. Nad võivad olla, aga nad ei pruugi. Ja nad võivad olla alguses kallimad, aga kui on juba nagu, sisse töötatud sellised kas siis kindlad kokkulepped, kindlad süsteemid, et nad võivad isegi osutuda soodsamateks. Ja nii nagu oli ka juttu sellest, et taaskasutus, loomulikult. Ja näiteks olen ise käinud ühes, jällegi Soomes, ühes kutsekoolis, kus tudengid ise, kes siis õppisid kokaks, aga ka erinevatel teisi ameteid, nad lõid oma enda koolis restorani, mis on avatud tegelikult kõigile, kes soovivad, linnaelanikele, aga mis on neil seal veel, nende tooraine tuleb taaskasutusest. Tuleb sellest, mis on näiteks poodides üle jäänud, mis on teistes restodes üle jäänud, niimoodi, et nendest ja see, et kuivõrd nutikad nad uued, need väga maitsvad road kokku panevad ja kuivõrd hästi nad neid serveerivad, on see, mida nad seal õpivad, mida nad arendavad, aga samuti, mida nad siis pakuvad selle sama kooli poolt läbi selle resto kõigile inimestele, kes iganes soovivad seal siis keha kinnitada. Nii et olen ise käinud ja tõesti väga-väga maitsvad road on. Nüüd,
kui me räägime eetikast, kui me räägime jätkusuutlikkusest ja kesklikkusest, siis tegelikult see on see, mis on igas koostisosas. Kõiges selles, mis meil seal taldrikul on, millest on kokku pandud see roog. Ja tähtis on teada seda, et mis seal tegelikult sees on. Ja samuti ka seda, kust ta tuleb, ütleme, kuidas on kasvatatud, kas on lisatud mingisuguseid lisaaineid, missuguseid väetisi, kuidas on kasutatud, et kõik see tegelikult määrab ära ka selle, kuidas see toit siis meile mõjub, meile endale. Ja nagu siin oli juttu nendest hangetest, ja hanked, ma olen ise, kuna selle eetika valdkonnaga seotud, siis tihtipeale suureks takistuseks ongi need hanked. Et mitte ainult koolitoidu puhul, aga üldiselt. Et ma loodan, et see asi nüüd muutub, peab muutuma. Ja on võimalik siis hakata neid hankeid lõpuks ka tegema viisil, mis tegelikult toetab meid. Toetab just nimelt nagu selle kvaliteetsema, parema poole püüdlemist. Ja nüüd, mida siis veel välja tuua, et iga see valik, mida me teeme, tegelikult on hääl. Ja on hääl, millega me hääletame selle maailma poolt, mida me tahame näha. Ja näiteks, kui me paneme kuhugi, ütleme, oma raha, samuti oma aja, oma energia, et see on ikkagi seotud sellega, et sellega me anname mingisuguse nagu signaali, et mida me tahame. Ja kõige selle, ütleme, selliste valikute tegemisel me saame olla need kõige paremad eeskujud oma enda lastele ja siis kõigile, kellega me kokku puutume. Juba läks tähelepanu peale. Mul tegelikult oli veel natukene. Nii, teadlikest valikutest. Ma vaatan, kas oli siin... Jah, just nimelt need teadlikud valikud, sellest oli ka juba juttu, et kõige olulisem ongi see, et me oskame ja me tahame. Hästi tihti, kui eetikaga ja ütleme, ärieetika on minu peamine valdkond, ärieetikaga kokku puutuda, siis üks hästi oluline aspekt on tahtlikkus, et seda tegelikult ka tahetakse teha neid paremaid valikuid ja võetakse selleks siis aeg, et neid valikuid paremini läbi mõelda. Ja siin teine siis on see teadlikkus ja teadlikkuse tõstmine laiemalt ja aidata siis ka tegelikult lastel seda teadlikkust endas arendada. Ja seda saab siis tõesti teha niimoodi, et kaasata neid sellesse samasse protsessi, kuidas siis toimub toidu valimine, kuidas toimub toidu valmistamine ja siis ka see, et kuidas toimub selle sama toidu söömine. Ja seda nii perekondades kui tegelikult ütleme ka siis koolides ja lasteaedades. Nüüd innovatsioon ja loovus. Nii nagu ma tõin selle näite Soomest, et innovatsioon ja loovus, kõige paremad kestlikud tulemused, kui me räägime jätkusuutlikkusest, kui me räägime kestlikkusest, on tegelikult seotud nende innovaatiliste lahendustega. See tehakse midagi teistmoodi, kui seda on varem tehtud, tehakse midagi rohkem läbimõeldumalt ja kaasates erinevaid osapooli. Vot see koostöö osa on peaaegu sama oluline või isegi tihtipeale veel olulisem kui kõik see, et üksi me ei tee
väga suuri ja häid asju, aga koos oleme me palju-palju tugevamad. Ja siis maine. Oli juttu ka siin sellest, et kujundada seda mainet, et koolisöökla ei ole koolisöökla, aga hoopis koolirestoran. Ja tegelikult läbi selle väärtustamise me loome ka palju tugevama, palju parema maine, mis on siis kaasatud kõigele, mis on seotud toiduvalikutega, aga samuti ka näiteks sellele, et kuidas siis väärtustatakse, kuidas suhtutakse sellesse toitu, mida pakutakse lasteaedades, mida pakutakse koolides. Nii et, ja maine puhul on siis oluline välja tuua ka see, et maine on nii tulemus, kui midagi tehakse väga hästi, kui ka tegelikult sisend. Nii et see on siis varesamate kogemuste tulemus ja siis see, et mis annab aluse sellele väärtustamisele. Ja ongi kõik. Nii et natuke läksin üle aja, see oli vist 2 minutit, kui ma ei eksi, aga põhimõtteliselt siis viimane, mida ma siis teile ka soovin, on see, et olgu kõik teie järgmised toiduvalikud teadlikud ja hoolivad, toetades nii teie enda tervist kui ka seda kogu maailma ja keskkonda, kus me oleme. Aitäh Marile! Mari nii toredasti võttis katusteemad, need erinevad nüansid kokku, et teadvustada meile, mis jõud meil kõige selle toiduga on. Kuidas päev on olnud, kas intensiivne või? Näite korraks kätega, kui intensiivne päev see on olnud. See on, easy lepopäev, väga kerge. See on nagu, üsna intensiivne, see on nagu, ma vist rohkem ei jaksa vastu võtta. 3, 2, 1 näite kätega, kuidas on? Nüüd on võimalus veel, meil on üks palve veel enne seda, aga pärast seda on teil võimalus teha üks spontaanne liikumistund, teha siin kooli peale ekskursioon. Mis kellast meil muidu välja visatakse siit? Varsti, kell varsti, poole varstist umbes peab hakkama ära sättima, aga et kes soovivad, saavad veel ekskursiooni. Aga üks palve on veel. Jah, Marile, palun. Kas me saame selle infoslaidi veel veel edasi? Meil peaks olema üks QR-koodiga slaid. Korraldajatel on üks palve, et ole hea, skänni see oma telefoniga sisse ja seal on üks lühike tagasiste vorm, mis oleks tarvis lihtsalt vaadates korraks päevale tagasi ära täita. Kui sul QR-kood ei toimi, või eelistab paberkandjat, meil on 10 varianti on paberkandjal ka, et kes eelistab seda vanakooli varianti, et ikkagi kindlalt paber lihtsalt nõnda. Aga meie palve on võtta üks väike minutike paar, et sättida mõned sõnad kirja ja siis ma ühel hetkel toon kooli direktori siia ette tagasi, kes räägib, et kes soovivad tuurile tulla, kuidas see protsess käib. Väike hetk, korraks tagasideks.
Kristi, kui sa siin oled, kas sa võid juba tulla ette? Kas ma näen siin, kus sa oled? Kas on Kristi siin? Ei ole? Või kui meil koolituur tuleb, kas on keegi teine, kes kooli poolt on valmis seda tegema? Ja äkki juba tuur läks ära või? Kes muidu tahaks koolituurile minna, lehvite korraks käega? Selge. Siis ma võtan ühe noppe kokku ära. Kui me täna siit lahkume, siis kogu see tarkus, mis me oleme enda jaoks saanud, säti see enda isikliku heaolu tundi, et sinu lõunad, sinu eined, sinu valikud seda peegeldaks. Ja võib-olla üks teine tähelepanek, et meie ehk teame, mis on hea ja õige, meie 4. ja 5. klassi lapsed võib-olla ei pruugi nii vaimustuses kõigist meie sammudest olla. Laseme sellel kujuneda ajapikku. Paneme ennast vahepeal sellesse ketsidesse, kus me ise olime, kui me 5. klassis olime. Vaatame korraks kogu asjale selle nurga alt peale ja mõtleme, mis me natuke mudida saame. Ja mingi osa muutusi on need, mida võib-olla me kohe tagasiteena ei saa, et keegi kirja saadab ja kiidab, et ülihea ja vinge. Aga mida tagantjärele inimesed saavad lõpuks aru, et küll ikka koolis oli see asi hästi paigas. Aga see on umbes nagu kalad vees, et püüa seda vett kirjeldada, kui sa selle sees elad. Aga niimoodi aegamisi seda keskkonda luues ja ise seda heaolutundi kujundades ja aeg-ajalt selle noore vaatenurgast sättides, ma usun, samm-sammu haaval saab päris kihvtide muutusteni jõuda. Head seda loomist, head seda taipamist ja olgem uhked selle keskkonna üle, mis me loome. Nendele, kes tahavad ekskursioonile tulla, kas meil on Kristi siin? Seal taga on. Koguneme sinna või? Ei? Jah, koguneme kohe sinna, alustame, mulle tundub, et söökla ekskursioonist vist või niimoodi. Igatahes. Aitäh, kes tahab ekskursioonile, saab sinna liikuda, vahvat tegutsemist.